me pole teinud enne niimoodi Tallinnast väljas võtteid, et see nii keeruliseks osutub, just see transport ja näitlejate vedu. Üldse kõik on nii eemal. No ta on üldse ka üks ekstreemne nagu samm oli, nii et viia see võtte kuskil 100 kilomeetrit Tallinnast eemale, mis kasvatab see logistilised kulud üle pea nagu enne. Ja iga vidina, kui mingi vidingi peaks maha jääma, nagu see tähendab seda, et võtted seisavad nagu praktiliselt 2 tundi. Türa lähme ringiga. Kõik detailid on läbi mõeldud olema. Ja see kogemus oli päris karm. Alguses oligi mõte teha nagu kogu pere õudus. Et kus Õnne 13 kohtub Twin Peaksiga. Aga ma ei tea, kuivõrd see nüüd välja on tulnud. Minu arust, kui on nagu laste teema tuleb sisse, siis on see nagu noorte või laste film, aga nii kui täiskasvanud hakkavad mängima, siis on see ka nagu täiesti teistmoodi vastuvõetav asi, nii et tast ongi kujunenud selline kogu pere asi. No, Süvahaava lugu on päris pikka telekanali poole pealt, ehk et esimest korda tuldi selle idee ja jutuga juba kuskil tänavu aasta alguses ja sealt see hernes siis veerema nii-öelda hakkas. Kevadel hakkasime seda asja ajama nagu vaikselt enne mõtlesin, kes võiks see režissöör nagu olla, kes võiks see näitlejad seal olla nagu enne. Nii Ollele on stsenaariumi, arutasime asju maha. No enne seriaali on tegelikult on niisugune periood, on mitu kuud või isegi pool aastane periood, kus mingi mõtted, meilid liiguvad edasi-tagasi, mõeldakse, küsitakse, et keegi on nõus midagi tegema. Mingid 1000 meilid ja 1000 tšekid on vaja maksta, et see on nagu kõige nüridam töö on sattunud, et selles mõttes ma edaspidi proovin leida inimesed, kes seda teevad. Ja see on niisugune meeletav protsess, see mis üldsegi nagu jääb igal poole eemale jääb nagu enne. Et need tunnid istudes kuskil Kanal 2 kuskil kontorinurgas nagu arutades, milline see võiks küll olla, mingid näited tood välja. Ja kuni võtteni, kui võtte hakkas pihta, see on juba kõik kiire juba enne. See on praktiliselt 3 kuud on ja siis on tehtud juba, siis selleks ajast peab kõik juba praktiliselt juba läbimööda tulema nagu enne. Õnneks Eestis ei ole nii hull, nagu ma olen aru saanud nagu Soomes nagu enne, kus see protsessid ka ikkagi kordades veel aeglasemalt käivad nagu enne. See klassika näide, et saame kokku nagu enne, siin on nagu lihtne, helistad kokku, helistate kuskil taganalist, et okei, saame kokku ja tõenäoliselt saad järgmine päev kokku nagu enne. Aga seal on helistatud tuleb kõne, saame kohe, nüüd on asjad liiguvad, saame kohe kokku. Kõne tuleb näiteks olla detsembrikuus ja see kohe on veebruar. Nagu näiteks, see on mõõtkaude vahe siis nagu enne. Mina selle projekti peal olen kogu aeg platsil hommikust õhtuni ja vaatan, et kõik inimesed, kes teevad hästi tublit tööd, teeksid seda ikkagi nii nagu vaja. Ja vaatan, et kaamera oleks õige koha peal, et näitlejad teeksid seda, mis annaks edasi infi, mis meil siin toimub. Võttepäev on olnud üle 40 nüüd. Tuleb veel. Ja millal me võttesse läksime? Juunikuus või? Ja siis puhkepäevadel me tegelikult ei puhka, vaid me otsime uusi kohti, kust filmida ja mõtleme, kuidas stsenaariumit paremaks teha veel ja isegi mitte kohandada siis selle järgi, mis meil on siin toimunud. Üks asi on see, kui Indrek Hargla kirjutab kodus midagi või selles kuudis, kus ta kirjutab seal maja ees, kirjutab valmis oma epose, siis platsil hakkavad need tegelased ellu ärkama, siis nad hakkavad muutuma ja vahest ei saa enam seda sama rida minna, mis Indrek on ette kujutanud, siis me peame ikkagi natuke tegema ringi teda. Stsenaarium sai algusest mingisugusest ideest, mis mul oli kunagi ühe jutu jaoks ja mida ma ei viitsinud kunagi kirjutama hakata. Ja siis, kui me siin aasta aega tagasi tegime ETV-le, tegime Kenni ja Ivoga Alpi maja, siis sai niimoodi arutatud, et ka mis igasuguseid muid asju võiks teha. Veebilehe peal oli, et pere kolis maale elama ja neil ei läinud seal väga hästi. Kenniga vist peaaegu üheaegselt lugesime seda ja siis ta ütles, teeme sellest midagi. Mõtlesime, et maale ei saa viitsi minna, et see läheb nii kalliks see tegemine. Aga siis, kui ta rääkis Harglale ka seda lugu, siis Hargla ütles, et tema on ammu mõelnud juba, et sellist lugu teha. Ja ma ütlesin, et mul on ühe loo mõte, mis toimuks Eesti Maaküla, see oleks niisugune põnevussari.
kergelt müstilise kallakuga ja siis saigi nagu esimene selline kavand või visand selle loo üldisest käigust nagu paberile pandud. Noh, niimoodi paar lehte, mis tegelased, kuhu nad lähevad, mis nendega seal juhtub. Ja noh, kinos nimetatakse seda vist treatmentiks umbes. Ja edasi paari kuu jooksul siis ma kirjutasin seda lugu nagu edasi paberi peale, kuni oligi see aeg käes, millal tuli välja, et oleks vaja esimese osa stsenaarium ära kirjutada, nii et siis ma hakkasin teda tasapisi kirjutama. Eks nende lugudega on kõik nii, et sa kõigepealt mõtled ühe kuu, ühe nädala ja siis hakkab see niimoodi vaikselt elama, et saab hakata ka edasi kirjutama, hakata tegelastele kirjutama tausta ja nende ajalugu ja seoseid sinna sisse, nii et kusagil märtsis-aprillis ma hakkasin teda siis kirjutama selle algse visandi põhjal ja see lugu toimub Lõuna-Eestis, ütleme oletatavalt Põlvamaal fiktiivses Värravi vallas ja talus, mille nimi on Süvahava, nii et eks see Lõuna-Eesti kant on see, mida ma tunnen päris hästi ja olen seal palju käinud ja olnud ja selle loo jaoks lihtsalt ma lugesin üpris palju Eesti rahva pärimust, rahva usundit, kõiksugu mütoloogiaid. Neid kogusi on kirjandusmuuseumis on päris palju ja raamatutes on päris palju ilmunud ju meie, ütleme, usundilugu ja nõidumistest, loitsumistest, sellist asja, nii et ega stsenaariumisse saab sellest kõigest eeltööst minna üpris väike osa, aga taustadest arusaamiseks on endale vaja see materjal nagu selgeks teha jah, et loos on ikkagi kõige tähtsamad tegelased, nende reageering keskkonnale ja kuidas nad käituvad, mida nad mõtlevad, mida nad tahavad, et taustad jäävad ikka taustadeks, aga natukene tulevad nad seal sisse, kõik need igasugused Lõuna-Eesti pärimused ja rahvausundid ja arusaamised loitsumistest ja nõidumistest. Ega mulle ongi nagu jäänud mulje, et Lõuna-Eesti on selline palju esoteerika kesksem ja sellist vana kunsti tuntakse ja osatakse seal rohkem kui Põhja-Eestis. Ma ei ole enne teinud seriaali niimoodi. Iseenesest on see seriaali tegu nagu hetkel tuletab üsna meelde seda, mis ma tegin Buratino ajal Venemaal filmi tehes. Stsenaarium valmis bussis nagu teel võttele ja midagi ei olnud ja näitlejaid ei olnud, lokatsioone ei olnud ja siis sai ka kuidagi niimoodi nagu koha peal nagu asjad ära aetud kiirelt. Aga selles mõttes, et see valmistas mind ette selleks seriaaliks. Mulle meeldib seda, nagu, mul ei ole üldse mingit muret sellega, kui me peame nagu kiirelt midagi ringi tegema või tore täitsa. See meeldib kohe. Vaatad, kuhu satud ja lokatsioon ilmub nagu hommikul enne võtet näiteks ise metsast välja. Näiteks nüüd see meil juhtus, et meil oli see vana maja oli täitsa olemas, välja valitud ja isegi oli kunstnikud sinna laudu akende ette löönud ja puha ja siis läksime metsatukka otsima, leidsime metsatukust veel parema maja, lihtsalt lambist, filmisime seal terve päeva. Käigu pealt kõik ringi teha on väga tore tegelikult, kui on nagu head näitlejad, kes tulevad kaasa ja operaatorid ja see eelis on ka siin meil võttel, et meil ei ole nagu tehnikat üleliia, selle peale ei kulu nagu aega, et mingid relsse üles panna või siis valgust või midagi sellist. Meil on 3 LED ja kaamera, mis on piisavalt tundlik, et saab öösel nagu küünlavalgel filmida ja siis olegi muud kui näitlejatele lamp kätte ja ütled, kuhu ta astuma peab ja siis on põhimõtteliselt juba see mise-en-scene'i probleemid on selles mõttes lahendatud, et tuleb ainult oodata seda õiget duublit ja mul käib, change the battery back, normaalne. Mingi kui ma alguses pakuti seriaali teha, siis mõtlesin küll, et kurat, mis asja, et seriaal ju võtab nii palju aega, samas sa pead seda nii kiirelt tegema ja materjali hulk on ju tohutu 12 osa, mis on mingisugune 43–48 minutit puhast materjali ja see peab 3 päevaga üles filmima, et tundus absurdne natukene, aga siis
stsenaarium oli juba kolm osa oli kätte saadud, tundus, et see on täitsa põnev võib-olla. Näitlejad hakkasid vaikselt tilkuma sisse, mis tundus juba, et oi, see on päris lahe. Ja siis, kui meil oli ka normaalne nagu meeskond, kes oli kõik väga tore ja professionaalne ja siis, kui me platsile jõudsime ja siis asi pihta hakkas, siis mul oli küll hea meel, et ma tulin siia. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis kusagil kevadel suve alguses, siis kui oli valmis kirjutatud vast umbes, ma arvan, kas mingi 2-3 osa, et siis sai paika, et Rasmus Merivoo hakkab seda tegema, nii et kusagil jah, ütleme nii esimese veerandi pealt vast. Me saime hakata Rasmusega arutama, kuidas seal midagi lahendada, mingisugused asju filmis, kuidas mingid süžeed võivad edasi minna. Kui võttepaikade selgumine, see annab nagu alati sulle selle mingisuguse kindluse või sellise edasimineku punkti, et siis sa nagu tead, kus hakata seda lugu lahendama, et ta ei ole enam nii abstraktne ja tegelased on seotud mingisuguste kohtadega ja algsed mõtted vist olid teha Kuusalus, aga Kuusalus jah, ei õnnestunud, seal tuli suvel mingi pikem tänavate remont peale ja selles mõttes Ambla oli päris ideaalne koht, et seal on ümbruskonnas on palju metsi, muid ilusaid kohti, ta on Tallinnast üpris lähedal, ta on Rakverest lähedal, kus meil olid näitlejad peamiselt. Ambla oli väga hästi võttis meid vastu, nagu, et kui nagu sa nägid, et me saime enda hallata praktiliselt terve vallamaja, et terve kontori sisse, majutuse sinna sisse kõik ära teha. Nii et selles mõttes Ambla oli väga sõbralik. Ta oli natuke nagu peateed magistralis kõrval, vaikne, elas oma omas rütmis nagu ja oligi natuke. Et selles kohas võivad juhtuda sellised asjad, mis nagu filmis ja sarjas siis juhtusid täiesti vabalt. Kusagil jah, umbes poole loo pealt nagu oli see näitlejate grupp oli koos ja mõne näitleja puhul kindlasti jah, sa kuuled juba tema häält ja näed tema nägu, kui sa kirjutad talle seda rolli. Ja kogu see tiim, mis siin oli alguses plaanitud, see oli üsna sama, mis oli selle Alpi maja peal. Ja siis lihtsalt mind võeti kampa nagu. Ja ega mul otseselt nagu mingisugust probleemi ei ole sellega, kes meil mida teeb, et peaasi on tore inimene ja teeb oma tööd hästi, et ongi lõbusam niimoodi. Praegu muidugi viimases otsas on kõik need inimesed hakanud vahetuma, kuna siin aeg on nii palju üle läinud, et ei ole võimalik siin järjest operaatoritel olla. Et meil on siin iga päev on umbes uus operaator. Iga kord, kui uus keegi tuleb, siis peab nagu jälle uuesti sisse harjuma seda ja nad ei ole ju muidugi kursis sellega, mida teine inimene on teinud. Et kui me siin filmime siin näiteks süvahõva kööki, siis iga operaator ju nagu võtab hoopis teise loogikaga seda tuba. Ja tahaks seda kaamerat tõsta hoopis teise nurka näiteks, mis ei ole tihti üldse paha. Aga nagu väga tihti nagu tahetakse kasutada mingisuguseid uksi näiteks, mida me ei saa kasutada, kuna me oleme juba teise operaatoriga mänginud, et seal on vannituba näiteks. Me ei saa nagu sealt inimesi sisse lasta tulla ja siis niisugust sisseharjumist. Harjud kellegagi ära ühe päeva, järgmine päev juba kõik sujub ja siis ta läheb minema ja siis tuleb uus. See on natuke tüütu, aga samas on põnev. Stsenaarium on ka keeruline, meil oli ainult 4 osa valmis, enne kui me võttesse läksime, aga et see nii keerulises kujuneb, siis siit on väga palju päevi üle läinud. Näitlejate valimine käis nii, et Ivo Ukkivi pakkus välja erinevaid näitlejaid ja ma ise pakkusin ka, mul oli väga konkreetsed soovid. Ma tahtsin kindlasti, et oleks Märt Visnapuu ja Talvo Pabut oleks meil kambas. Sest kui ma olin noor, siis ma vaatasin sellist filmi nagu Küljetuul, kus nad 8 mängisid, mulle väga meeldis see. Ja siis ma tahtsin, et ma vaatasin, neid mehi pole kaua näinud, et peaks nad ikka tagasi tooma ja nad on väga huvitavad tüübid. Näitlejate castingu peal olin mina, aga laste oma peal oli Rasmus. Sest Rasmus ema on näiteringi juht Kuusalus ja sealt võttiski nad. Kõik mängivad väga hästi ja mulle meeldib. Tahes tahtmata meil siin platsil saab väga palju nalja ja seal on nagu väga tihti on nii magusad võimalused, kus saaks natuke teha nagu teistmoodi, et tundub, et see on palju lahedam ja siis ma olen Indrek on kirjutanud stsenaariumisse väga palju selliseid nalju, et kaader algab sellest, kus nali on juba räägitud ja inimesed naeravad selle peale, aga seda nalja pole kirjas seal, et siis et ma olen siin tahtnud, et näitlejad selle eelneva
kuidagi ära täidaksid oma isiklike lugudega või anekdootide või millega iganes, et miks sa seda mulle ei toonud? Mis sa sellega teinud oleks? Mis ma ikka raamatutega teen? Hoiad alles? Kuni Almondi Esko selle ära hävitab. Kuule mees, vasta ühele küsimusele. Kas valgusaasta on aja või pikkuse? Ei teagi. ja siis meil väga tihti on see, et lokatsioon ise mängib mingisugused naljakad asjad kätte, et me peame lihtsalt kasutama seda, et tundub absurdne, et kui me juba siin oleme ja siin on siuke junn, et miks me seda siis ei võta mängu. Kuusepuu õunapuu sees. Jah. Guatemalas on nii, et indiaanlaste püramiidid. Lendab lind, situb püramiidi peale, sita sees on seeme, seemes kasvab puu. Lendab teine lind, situb ka püramiidi peale, kasvab teine puu. Ja nõnda 100 aasta pärast ongi terve püramiid metsa täis. Tööd peab tegema. Lähme vaatleme, ma näitan sulle toas midagi. Kuidagi kõik see asi räägib seda sama asja, millest meie või kuidagi see teema on ilgelt õhus, et Aarne Mägi on nagu ükskõik kus võtta kohast ta siis midagi, mingi raamatukese avab, siis sealt kohe tuleb seda sama, pritsib seda sama asja välja, et kui esimesel päeval, kui ta võttis Süvahaava talu lihtsalt suvalise raamatu lahti, siis oli kohe Surmatants, oli seal esimene lugu, mida ta luges. Ja siis, kui me olime haiglas, siis leidsime mingi suvalise National Geographicu, et haiglas saaks ta lugeda. Siis ta juba teadis ette, et juuselt midagi tuleb, et avas siis selle, et no vaatame, mis siis seekord meile nagu antakse, siis oli kohe suur pealkiri Tõelised vaimud. Et ta on väga teistmoodi sari, kui Eestis seni tehtud. Ja alati uus ja huvitav on teist otsapidi ka uus ja riskantne. Surmatagune koda. Nii on Süvahaava talu nimetatud hallidest aegadest saadik. Veel Rootsi ajal oli see sügava metsa sees, nii et isegi mõisnikud ei teadnud sellest talust midagi. Kohalikud elanikud varjasid saladust hästi. Surmatagune koda pidi jääma selleks, mis ta on. Ja kindlasti Süvahaava stsenaarium on olnud läbi rohkem kui 10 aasta üks ägedamaid, üks põnevamaid, mida tõesti jäi nagu lugema ja pilt hakkas silme ees jooksma. Nii et minu jaoks oli kindlasti üks väga suur küsimus, et kas see asi suudetakse ka nii-öelda materialiseerida, et paberi peal võib see kõik olla väga vahva ja põnev, aga sellest hetkest, kui sari hakatakse tegema, tuleb sinna nii palju X-faktoreid juurde, igal tegijal oma nägemus, oma arusaamine, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes see kõik, nagu iga asjaga on head, on halba, aga suures pildis ma arvan, et see hüppe õhku ennast õigustas. Minu jaoks on 12 osa ka pikk, oleks 6 või 8, maksimum 10, aga 12 osa on nagu, see võtab meeletult energiat, nüüd kõik valmis saada. Süvahaava tükkis oma ka vaieldamatute nõrkuste ja puudustega oli siiski kokkuvõttes minu meelest ka sarja kujul, mitte ainult stsenaarses plaanis, vaid ka sarja kujul väga ikkagi harav ja huvitav ja üks nendest mitte liiga paljudest asjadest, mida ma tõesti nädalast osalt ka ise vaatasin, kaasa elasin ja nii-öelda fänn on nüüd palju öelda, aga vähemalt väga positiivne kaasaelaja olin sellele asjale kindlasti. Päris õudne. Ma ise maalisin selle. Andeks, ma ei mõelnud seda niimoodi. See peabki õudne olema. Üks unenägu, mis mulle kuidagi rahu ei anna. Ta on see tegelane, kellest räägitakse väga palju, aga keda on väga vähe näha. Ehk siis
ehk siis tal on see risk, mis ütleme, õuduslugude puhul tavaliselt on, et nii kaua on õudne, kui on see hirmu põhjustaja teadmata, aga sel hetkel, kui ta ilmub, on see naljakas. Ja siis selles mõttes oli see minu jaoks väga suur väljakutse seda rolli teha, et mismoodi me nüüd sellest puhtalt välja tuleme. Kui ma hakkasin seda lugema, stsenaariumi, siis ma olin üksinda kodus ja ma lugesin seda öösel. Ja juhtus niisugune lugu, et ma ei julgenud seda edasi lugeda ja siis ma mõtlesin, et kui ma seda lugu ei julge lugeda, et kuidas ma hakkan seda mängima, sest tegelikult mulle tundus, et see on päris hirmuäratav tegelane. Need võtted, kus mina osalesin, olid väga keerukad. Üks võte toimus meil öösel, seal olid tegelasteks oli ka hobune, vanker, põlevad tõrvikud, vägivald, ühesõnaga halb ilm, külm. Ja siis, et sel hetkel nagu, et ongi väga raske keskenduda, et selles mõttes, et sa peadki siis usaldama seda, mis juhtuma hakkab ja see filmitakse üles. Seotakse kinni ja läheb sõiduks, et lohisen siis mõned meetrid seal vankri taga, et mis see siis on. Aga tegelikult see pole nii. Ja siis, kui juhtus, Märt Visnapuu sidus mu käed kinni ja me tegime proovi selle stseeniga. Okei, vaikust, teeme proovi nüüd. Nii, ja kui te võtate selle naise, siis mõtlen, et käevangust, kui ta on kinni seotud ka, äkki saate niimoodi, et üks hoiab siit nagu jalgadest, teine hoiab kaelna alt kahekesi. Et nii viina? Jah. Niimoodi? Jah. Proov! Oota, ära lõhu, ise rahulikult ütle. Võib-olla hästi tulime praegu. Aru saada? Aga sõrmed muidu liiguvad, midagi ära ei lõhkunud? Jaa. Ei lõhkunud ära, jah? Aga ta võib vist väga paista. No, võtta ma hoian praegu maa peal nagu. See on ka muidu. Ossa. Kas sa oma selja või külje pealt ka lõhkusid midagi ära? Ei, mujalt on korras kõik, ainult käed. Aha, pead ei saanud viga? Ei, katki ei ole, ta mul lihtsalt nagu hullult valus on nagu siit kõik. Ta ei ole mitte marrakinud, ta lihtsalt nagu soonis ära. See iseenesest ei ole paha, et kui see hobune närvitses. See oli väga tore. See kõik see muu seal lõpus, see oli päris uudne. Ühele kätte mujalt ei saanud põlved. Ei, ülejäänud on kõik korras. Kõik läks siia, paista näed praegu natuke. Äkki... Toome sulle mingid jäämähised siis? Ma ei oska öelda, ma ei ole nagu see... Ei see on selline trauma, et siin nagu praegu natukene külma anda ja siis nagu on. Ja tegime siis proovi ja ma ikkagi üritasin näitlejana anda endast parima, et ehk siis kui sind ikkagi võetakse kinni ja hakatakse tuleriidele vedama, et siis ikkagi sa ju võitled elu eest. Nii keha kui häälega. Aga hobune ehmus sellest karjumisest ja muidugi ta oli enne juba väga närvis ja see tuli ja öö ja mingi ärev olukord nagu nii. Ja sel hetkel, kui ma seal vankri küljes olin, siis see hobune lihtsalt hakkas kusagil minema ja ma lohisin seal vankri järgi, mis ei olnud tegelikult ette nähtud. Ja siis ma kohe ka tundsin seda omal nahal, et kuivõrd habras ikkagi on inimene. Teise mehe öeldud sõna. Raamatu pealkirja esimene sõna, mis temast siia jäi ja viidi raamatu kokku. Arbuja. Peep. Ei, see ei ole Peep. Arno.
või sina, Arnika. Kuulake, vaigutaja pettis mind, ta on siinsamas. Ta on siin külas. Te ei tohi mitte kedagi, mitte kunagi usaldada. Mis siin toimub? Sinu juurde tuldi. Ühel päeval ära Uuki helistas ja pakkus ja kuna ma ei ole nii suurt tööd ammu teinud, siis ma loomulikult olin nõus. Tänapäeval ilmselt öeldakse, et sellel mehel olid psühhoenergeetilised võimed või ma ei tea, see ei olegi tähtis. Ta aitas inimesi. Kui ta kedagi ravis, siis ta tegi puu sisse risti, köitis inimese hinge selle puuga. See pidi olema üks kaunis ränka missiooni kandev inimene. Minul on see samastumise komme ja koolist peale õpetaja Mikiver toonitas, mida ma vist ei ole siiamaani ära õppinud, on see, et sul on teekond mingi seisundini, mingi asjani, siis ära kunagi ära unusta, tagasi teeb. Ma kardan, et see on külge jäänud. Süvahava taluke, siit me tuleme. Jah, mängisin selles seriaalis pereisa Peeter. Tavaline Eesti mees ja vigadega. Ja kindlasti oma heade külgedega. Iseloomudeks see mees oli selline heatahtlik ja sõbralik, aga ega kõik tegemised, mida plaanitakse ja mõeldakse, kõik ei kipu nii alati minema. Minu meelest on see väga inimlik. Noh, alapress juba paistab või? Ei tohi inimesi niimoodi nüüd ehmatada siin. Keerulisemad võtted olid tegelikult päris esimesed võtted. Need olid väga pikad stseenid ja mul oli just Katariinaga, kellega ma koos seriaalis teen temaga. See oli üks päris raske võttepäev. Võttepäev oli iseenesest hommikust õhtuni kestis ja siis kesköö paika me hakkasime tegema päeva kõige raskemat stseeni. Aga ega siin midagi rasket ei ole. Väsitav natuke lihtsalt see ootamine, aga see on paratamatult filmi tegemisel, see käib sellega kaasa. Oja. Tuleb. Noh, alguses tundus kuidagi raske, et ei teadnud, vaata, iga asja teeme eraldi, eks me ei tee järjest neid stseene, et alguses ma ei saa mitte midagi aru, aga lõpupoole nüüd saab juba midagi aru. Vahepeal oli hästi igav, et kui pidi lihtsalt passima vahepeal näiteks stseenide vahel, et mõni päev oligi niimoodi, et 2 stseeni ja siis passid terve päeva. Ja hästi imelik oli teha näiteks sonimistseeni, mis mul oli, et ma pidin voodisse olema magama ja siis näiteks sonima mingis võõras keeles. See oli üsna hirmus. Peale esimest osa ma ei saanud, algklasside koridorist ei saanud ilma pastakata läbi, aga 44 korda 258. 11 352. Okei. Ta on midagi raskemat. 452 korda 453. 204 756. Jälle. 59 korda 369. 21 771. Mine pekki. Näiteks ta ei ole päris rüsta ei ole nii tark kui seal filmis. Seal on päris geenius seal ju seriaalis. Ja ta räägib päris palju. Varem ei rääkinud? Varem ei rääkinud. Ei noh, filmis on see, et antakse ette, et ma ei ole tõesti nii nutikas, aga... Anna mine too isale midagi juua. Jah. Ja võta hernesuppi, ma tegin lõunaks. Sööd ju hernesuppi?
Purgisupp. Purgisuppi, sa tegid suppi? Jah. Jah, näed, tükk tööd tehtud. Kuule, mulle tuli üks asi meelde. Mis? Peep, sa ütlesid, et lapsepõlves, et sa mäletad, kui see poiss kadunuks jäi. Et seda poissi ei leita enne üles, kui see kell seisma jääb. Kristi, see on väljamõeldis, muinasjutt. Siin on see kell, eks ju, mis esimestes osades nagu omas mingit üsna olulist tähtsust seal, Kevini kadumise ja ilmumisega, eks ju, oli see väga seotud ja siis siin see kell, see siin käib, et see tegelikult käib läbi see 12 osa. Mingil määral nagu vähemalt tuleb tagasi ja siis selle kaob. Et ma teen ikka alati pildi järgi. Sellepärast, et selleks, et noh, et kuidagi seda niisugust selle asja nagu sisemist energiat kätte saada, siis peab ikkagi nägema seda pilti, et niisama nagu tuimalt teha, ta ei pruugi niimoodi hästi nagu haakuda alati. Siin oli nagu, minu jaoks oli siin nagu kaks asja, et oli, kuna seal on iseenesest niisugune lugu, et see nagu mingisugune vana maailm, eks ju selline, niisugune müütiline ja müstiline maailm nagu kuidagi ilmutab ennast nagu tänapäevaseks, sellises niisuguses ratsionaalses, läbi kaalutletud maailmas, siis vaat see muusika on ka umbes niimoodi tehtud tegelikult, et seal on ühelt poolt sellist niisugust üsna klassikalist mingis mõttes niisugust filmimuusikat, mis kõlab umbes nagu vana Bernard Herrmann ja vaata, mida tegelikult eriti palju tänapäeval ei tehta. Aga selles mõttes siin oligi hea, et siin sai seda teha, kuna ta mingis mõttes nagu dikteeris seda. Teiselt poolt vastukaaluks on seal jälle niisugune mingi modernsem asi, näiteks mingi selline samal ajal see nagu see vana niisugune müütiline maailm jääb seal ikkagi nagu absoluutselt domineerivaks, kuna kui ta tulebki sellesse uude maailmasse, siis ta kehtestabki oma nagu reeglid sinna ja kõik hakkavad nagu selle järgi käima. No kõige rohkem ma tegelikult mõtlesin selle peale seda, et seda jumala eest mitte üle teha. Sellepärast, et seal oli, Indrek oli kirjutanud seda niimoodi, et seal oli iga stseen nagu hakkas tegelikult poole pealt umbes nagu üles ennast tõmbama ja siis lõpuks ta jõudis alati nagu sellisesse, peaaegu alati niisugusesse nagu mingisugusesse finaali. Aga kui sa seda kogu aeg nagu muusikaga pidevalt nagu piitsutad kogu aeg, siis ta varem või hiljem läheb nagu banaalseks või ta kuidagi nagu ta kulub ära, sest põhiline oligi nagu see, et seda kuidagi nagu, et ta ei läheks nagu üle tegemiseks, et see oli minu arvates väga tähtis siin selle asja juures, sellepärast, et siis kui ta on üle tehtud, siis ta kaotab oma nagu sellise olulisuse muutub, see muusika kõik see devalveerub lihtsalt, kui teda üle kasutada. Ma kasutasin päris palju nagu kandleid ja mingeid selliseid asju ja flööte ja üldiselt need asjad toimivad ikkagi, mida vähem muusikat, seda parem. Mulle endale tundub. Muidu läheb nagu väga selliseks, see nagu reaalsus muutub niisuguseks väga tehtuks. Ta ei ole enam hüperrealism, vaid ta muutub niisuguseks nagu kõik. Kui on liiga palju muusikat, siis ta läheb niisuguseks, kus kõik vaata ja kõik saavad aru, et tegemist on praegu filmiga. Sest osa seal eriti alguse poole pani Rasmus ise sinna mõned lood, mis olid siis väljaspoolt. Aga lõpuks me teatud osast alates juba enam isegi vist ei pannud väga palju neid nii-öelda väljaspoolt lugusid. Palju Eestis tehakse niimoodi, et tehakse seriaale, kus võetakse muusika nagu igalt poolt kuhjatakse kokku ja need tegelikult see on kõik nagu natuke selline pudu ja kapsad. See on ju peegel. See on vaigutaja peegel. Peep, ära katsu, see on ohtlik. Peep, mida sa teed? Täiesti tavaline peegel. Peep! 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 Marta, kultuurimaja juhataja, kes esimeses 4 osas tegelikult oli selline väike kõrvaltegelane ja algul, kui me alustasime filmimist, siis olidki meil käes need esimesed 4 osa ja
mõtlesin, et tulen teen ühe väikese sutsu. Hiljem siis, kui selgus, et Harglal olid selle tegelasega hoopis kurjad plaanid ja ta osutus läks põhipahaks, nagu öeldakse. Aga see oli kokkuvõttes ikkagi ka tore üllatus. Kerkis see kõige saladuslikum roll, jah, millele viimase osani vastust otsiti, et kes on vaigutaja. Kas ma olen rahul kõige sellega, mis üles filmiti, siis ei, alati sellise žanri puhul nagu televisioon või kino, minul isiklikult jääb küll alati see tunne, et ma tahaks tegelikult küsida ühte duublit veel. Vahel küsin ka, vahel lihtsalt annad aru, et ei ole selleks aega, et tegelikult mina isiklikult sellise žanri puhul ei saa kunagi päris lõpuni rahul olla. Siin olid mõned rasked stseenid, Harglal kirjutatud, kuidas Marta kaotab oma poja. Ja kui sellest tuleb rääkida, selliseid asju on alati keeruline mängida. Ta tahtis minult ainult last. Ja selle lapse emaks kirjutati tema esimene naine, tema päris naine. Saad aru? Ei saa. Alžeerias. See oli Alžeerias. Tema esimene naine ei saanud lapsi ja siis pärast, kui ma aru sain, nad viskasid mu tänavale ja saatsid riigist välja. Ja Eesti kohtus ei uskunud mind keegi. Püha jumal, see on ju sinu laps. Ei tea isegi, mis talle nimeks pandi. Vahel olid ka võttepäevad väga pikad, aga nad möödusid tegelikult nii, et ühel hetkel vaatasid, et kell on 3 öösel ja et sa oled 15 tundi seisnud kontserdel, aga tegelikult ei olegi nagu tähele pannud. Kas siin platsi peal oli midagi, mis oli nagu hirmus ka või? Otseselt siin platsi peal tegelikult ju ei olnud midagi nii hirmsat. Loomulikult kogu aeg juhtus selliseid asju, mida võib-olla alati võtteperioodil ei juhtu. Lihtsalt oli see tunne, et kõik meie ümber on väga kaasas sellega. Kindlasti on räägitud neid lugusid, kuidas ristsõna vastuseks tuleb vaigutamine ja keegi lihtsalt võtteväliselt lahendas vabal ajal ristsõna vastus oli vaigutamine. Ma pean tunnistama, et mulle tekitas mitte miski kõhedust. Ja kuidas me tegime stseeni, meil oli Peebuga stseen, seal Kultuurimajas rippus seal minu kabinetis seina peal mingisugune suvaline Reformierakonna teepakike, kuhu oli kirjutatud võid kindel olla. Ja siis selle koha peal, kui mina hakkasin Peepu hoiatama, et ole väga ettevaatlik, et siin ei ole kõik korras, kukkus see teepakike niimoodi, tuli ühest kinnitusest lahti ja niimoodi rippuma sinna võid kindel olla. Ja et sellised asjad ikka käisid kogu aeg kaasas. Ma ei taha. Ma olen maatüdruk. Ma tahan maal elada. Kõik noored lähevad linna, keegi peab siia ka jääma. Oot, aga... Mis selle loo selliseks müstiliseks tegi sinu arvates? Ikka see, et sa ei tea, sul ei ole vastuseid, siis ongi ju hirmus, kui ei ole vastuseid. Kui sa ei tea, mis see halb asi on, mis see kole asi on, et seda inimene kardab kõige rohkem. Ja see sama, et on see vaigutaja, kellest tegelikult kuni lõpuni peaaegu ei saa aru, kes ta on, mida ta tahab. Et see ongi hirmus. Mõte tuleb, siis teeme kohe. Eks see on ka oma miinused selle asja juures, et mõte tuleb, me teeme kohe, et me ei mõtle kõike läbi põhjalikult. Aga samas võib ka tundmatus kohas ette õpata. Kas teist hooaega on loota? No nii nagu see sari on oma esimesest hetkest kuni viimaseni hoidnud põnevust ja saladust, et jäägu see küsimus siis ka nii kellele kurjakuulutavalt ja kellele lootusrikkalt õhku rippuma. Et... Mina olin operaator, olin esimene operaator, hiljem tuli sinna mitmeid. No tehnikaga oli päris hästi, et ma sain nagu ise valida, mida ma tahan kasutada enam-vähem. Kaamera valisime C300, kuna eelarve oli niisugune keskmine, siis mingit suurt valgusparki meil ei olnud võimalik kasutada. Ja polnud ka aega selleks, et graafik oli üsna tihe. Ja sellepärast valisimegi C300, et on valgustundlik
ja täiskaader. Lisatehnikat väga palju ei kasutanud, alguses proovisin mingeid õlariige ja mingeid siukseid asju, aga lõppkokkuvõttes, kuna töötasin ilma assistendita, siis see pidev nagu optikate vahetus ja see siis läks päris tüütuks selle õlariigiga kohe, et sealt pidi nagu lahti kruvima ja tagasi, aga see vähemalt väsitas rohkem kui nagu ilma. Et põhiliselt filmisime nagu monopoodi pealt, et kuna ma tahtsin ka algusest peale natukene siukse, et ei oleks päris käsikaamera, aga ei oleks ka väga siukene staatiline ja steriilne, et oleks natukene juba eos pildis siukest ärevust sees. Ja mõningates stseenides kasutasime ka väikest relsisüsteemi, siukest kompaktset pisikest, et millega sai siis nagu liikumisi teha kuskile stseeni sissejuhatusteks ja arenguteks ja nii edasi. See on see sama jälle! Mina ausalt öeldes ei tunne midagi ebamaist. Mulle väga meeldis see talukoht, kus me filmisime põhiliselt. Et seal oli siukene, tundus siuke iidne ja rahulik. Et mina midagi üleloomulikku ei kogenud.